Rakvere Tarva peatreener Tarmo Rebane, 0-3 kaotust täna Leegioni vastu, liiga liidri vastu, et võta palun mäng kokku. No ütleme, kokkuvõte on see, et palju parem mängud kui siin eelmised mängud, aga eks väga paljud, kes siin telepublikust ei tea ka, mis taustad on, siin Flora vastu oli meil 3 vigastusega mängijat platsil on ju, et täna vähemalt mehed olid rivis ja ma arvan, esimene poolaeg saime päris hästi hakkama, lihtsalt väga rumal otsus, nii ma ütleks siis peakohtuniku poolt, et minu jaoks ilmselge viga, lükati Reimanilt tagant ja sealt tuli nurgalöök ja unustati ära mängija ja nii see värav tuli, aga teine poolaeg 10 minutit kehva sellist kontsentratsiooni ja 2 väravat selle ajaga ja nii see läks. Lõpuks isegi vastast oli 1 vähem platsil, aga ei olnud seda jõudu, et kui sa teed ikkagi 80 minutit seda kaitsetööd, siis lõpuks oled sa nii väsinud, et seda ründetööd lihtsalt ei jõua teha. Aga ilmselgelt tundus, et lõpus oli see auvärav kuidagi eraldi eesmärk, et 4-5 siin isegi lisaminutitel veel jahiti, kuigi punkt oli ilmselgelt juba selleks ajaks ära läinud, aga kas võib öelda, et taheti kodupublikule vähemalt see üks ikkagi ära lüüa siin lõpus, et see oli eraldi loomulikult tahtsime ära lüüa ja probleem on see, et me see aasta väravaid ei löögi ees, et me oleme kõige vähem löönud liigas väravad üldse. See ei puutu asjasse, palju me oleme sisse lasknud, aga probleem on see, et me üldse väravaid ei löö. Et selles mõttes ma olen meestele öelnud ka, et igal juhul on parem see, et kui me saame võistkonnale juba selle usu sisse, et me üldse suudame väravaid lüüa, kui ainult see, et me kaotame 8 või 6-0. 6-1 kaotus on parem kaotus kui 6-0 kaotus. Kas midagi eraldi tegite ka pärast neid kahte suurt kaotust? Mingisugune eraldi koosolek, mida muidu poleks plaanis olnud või võtsite rutiinselt asja? Mingi väikse koosoleku tegeme küll, aga ega selles mõttes ma peangi tõele otsa vaatama, et kui sul ongi vigasid mängida, mõne mängijal on 38 palavik platsil ja siis ta mängibki nii, nagu ta mängib, aga loomulikult, eks me tegime omad järeldused, aga lihtsalt ma ütlen, et see graafik, mis meil oli ka see 8 päeva 3 mängu oli ikkagi meie mängijatele üle jõu, et siin osad mängijad isegi mängude vahepeal trenni, aga ikkagi liased läksid nii-öelda puruks ja lihtsalt me ei ole selles vormis, et teha sellise ajaga 3 mängu. Joonas Ljaš oli täna erariietes pingil, aga kas on veel nii-öelda sellest vigastuspausidelt, haigustest tagasi tulevaid mängijaid varsti meeskonda? Raske öelda, siin ongi see selline konksuga asi, et kui nad tulevad, siis saavad väga tihti kohe uuesti vigastada, sest tegelikult ütleme ausalt, vanus on peal ja me ei ravi tegelikult vigastusi päris nii terveks nagu võiks, et loomulikult oleks abi, kui meil oleks füsio ja ütleme siin kohapeal käiks mängudel ka võib-olla natukene kuidas ma ütlen siis, jalgpalli taustaga inimesed on ju, et loomulikult on alati tore, kui tädid on pingi peal ja käivad ja tupsutavad meid, aga just see jalgpalli tausta pealt vahest ongi nii, et esialgu vaatad, et pole hullu midagi, aga tegelikult pärast mängid selle mängu lõpuni ja oled võib-olla pärast 2 kuud väljas, et on vaja jalgpalli taustaga inimesi ja need on vaja leida klubi juurde tulevikus. Selge, aitäh sulle, ma loodan, et leiad õiged inimesed ja Rakvere Tarvale kõike head.